sellepärast, et tuled oleks kustunud Iisraeli linnadest, vaid pime, sest puudus vaimne valgus inimlaste südamest. Juba 400 aastat ei olnud mingit märki taevast, ei ühtki prohvetit, kes oleks meile kõnelenud Jumala sõnu, ei ühtki imet, ühtki märki sellest, et oleme Jumala omad rahvas, kelle keskel Jumal elab. Tundus, justkui oleks taevas meid unustanud ja jätnud meid ise oma asjadega hakkama saama. Kuid meil oli taotlus, lubadus, mille Jumal ise oli meile lubanud. Rahvas, kes istub pimeduses, näeb suurt valgust. See oli kui habras küünlaleek, mis vaevu väreles paksus pimeduses. Nii me ootasime. Möödusid päevad, nädalad, aastad, isegi sajandid. Me ootasime. Mis see oli, mis pidi tulema? Kuidas see pidi välja nägema? Kuhu ta pidi tulema? Keegi ei teadnud ega isegi aimanud. Aga see pidi olema midagi suurt. Midagi, mis muudab meie maailma, kustutab lootusetuse. Midagi, mis süütab valguse meie vaimuöösse ja toob meile oodatud pääste. Sind ootame, Immanuel, sa vabastame maa Israel, kes leinavad sind kurbuses ja ootavad sind kõige kõrgem poeg. Surem, Immanuel, peas saabumas on Israel. Sind ootame, sa helkjas koidutäär, su ootus põksub kõigi südames, et süngöö võiks hajuda ja surma
saabumas on Iisrael. Sind ootame, o Isa juur, kes vabastad meid saatana väest, meid surma küüsist päästa saab ja too meid saabub Israel. Kõik algas aga hoopis teisiti ja teisest paigast, kui ootasime. Meie loo algus oli hoopis väga kaugel. Tuhandete kilomeetrite kaugusel hommikumaal, kus 3 maagi ja parimad sõpra olid koos ühel õhtul. Ja nagu tavaliseltki uurisid nad oma teleskoopidega tähtedest tulvil sügavtumedat taevalaotust. Oot, mis see veel oli nüüd? Ma olen seda taevaosa ju nii palju uurinud ja midagi sarnast pole veel siin näha olnud. Oi, ennekuulmatu. Sellist tähte ei ole veel keegi kunagi näinud. Ja see on nii eriline. Vaadake, mehed, milline kaunis eredus seal on.
Kust see nii äkki välja ilmus? Ma olen seda taevaosa kogu aeg uurinud ja teleskoobiga mitte midagi pole sarnast olnud enne. Kuule, Paltsassaar, sa vaata õige seda uut tähekaarti. Võib-olla on seal mingi ülestähendus selle asja kohta. No kohe vaatame, aga siin ei ole selle kohta mitte midagi. See on just nagu oleks 5 minutit tagasi ilmunud. Vau! No on see vast alles uudis. Mehed, ma aiman, et see on midagi lõhnab millegi järele. See täht peab olema mingi märk Jumalalt. Kuule, Eliezer, aga sa vaata õige oma rollraamatutest. Sa oled neid asju rohkem uurinud. Võib-olla on mingi prohveti ennustus selle asja kohta. Oot, kohe vaatame. Siin on üks vana prohveti raamat ja see ütleb, kui ilmub selline täht, siis see tähendab, et sünnib kuningas Juudamaale, kui see täht liigub ja jõuab Juudamaa kohale. Kuule mehed, aga nüüd kohe pakkima, et kui me hakkaks kohe minema, siis me jõuaks Juudamaale, saaks ehk seda imelist poistlast näha, kellele Jumal sellise märgi laseb ilmuda. Ei, mina ei kannata seda pikka reisi välja. Tead, mul on kaameri allergia ja võib-olla tuleb veel kaamelikripp ja sõrataud veel ise. Kuule, Eliezer, ära sa niimoodi ka räägi. Ega sa ära karda, sulle need kaamelisõrad ei kasva külge ja see ais kaob ka ära, kui sealt ja vanas eas sa jõuad veel seal tugitoolis küll istuda. Me peame olema ju osa ajaloost. Meil on selleks üks võimalus antud. Tõesti, sul on õigus, Joosifus. Aga mehed, vennad, lepime nüüd selles asjas kokku, et kui Jumal on meile andnud teada sellise ilmutuse, et mitte kellelegi sellest sõnakest ei räägi, et mitte keegi ei saaks midagi halba plaanida, jäägu see siis ainult meie vahele. Olgu, kokku lepitud. Jah, aga mehed, aga me läheme ju suure kuninga juurde ja ma arvan, et mina võtan kaasa kulda kuningale viia, et mitte tühja kätega minna sinna. Ja mina võtan ka parimaid mürre ja lõhnaineid. Mina ka viirukit ja et kuninga palees oleks parem lõhn ja et see aisev kaamel mind ära ei lämmataks. Nii et mehed, kohe teele. Kaugel hommikumaal tulid kokku riigi kõige targemad pead, mis on juhtunud, kes küll on sündinud. Miks taevas särab täht, taevas särab täht, taevas särab täht. Kaua koos olid nõu, tähtsad pidasid, taevas täht säras ikkagi veel. Mis on juhtunud, kes küll on sündinud, miks taevas särab täht, taevas särab täht, taevas särab täht. Üks tark mees tõstis häält ja nii ütles, tähendust ei see omama pea. Tähti sünnib ja tähti ka suurem. Nii on old ja nii jääb, on old ja nii jääb, on old ja nii jääb. Teine tark tõstis häält ja nii ütles, tähte sellist ei ole ma näinud. Jah, on juhtunud, keegi on sündinud, sest taevas särab täht, taevas särab täht, taevas särab täht.
sündinud Juulamaal kuningas, sest taevas särab täht, taevas särab täht, taevas särab täht. Ausagu kuningale, meie teda kummardame. Kiitus olgu kuningale, meie teda ülistame. ja nüüd kohe teile. kuid Juudamaal ei teadnud sellest keegi midagi, mis hommikumaal oli toimunud. Elu veeres siin omasoodu, inimesed tegelesid oma igapäevaste asjadega. Vaatame nüüd üheskoos Natsareti linna, kus ühel palaval päeval tulid 3 tütarlast kaevule vett ammutama. kuum ilm on täna, saab endale vett peale visata. Ma võin selles aidata. Jah. Mulle nii meeldivad need kaeval käimised. Jaa, mulle ka. Võiks välja ilmuda kuskilt üks kena noormees, kes mulle meeldiks. Sa mõtled nagu minu nimega mul kord juhtus, kui Abrahami sulane tahtis minu nimekaivu, siis viia Iisakile naiseks. Ta täiega vedas. Aga Maarja, sinul meist peab kõige rohkem. Sul on ju kevadel pulmad Joosepiga. Ta on täiega kena. Nagu Kaljukits mägedel. Just. Kuulge, tüdrukud, kas ma võin teile midagi salajast rääkida? Jaa, ikka sa. Midagi, mis minuga öösel juhtus. Kas te suudate suud pidada? Jaa. Et ma hakkasin magama heitma, aga mul on sellest isegi raske rääkida, mis juhtus. Pärast arvate äkki, et ma olen segi läinud. Ei, Maarja, räägi ikka. No kui ma pea just padjale olin saanud, siis mu tuba läks järsku täitsa valgeks. Ma hüppasin voodist välja nagu mingi siinai välk ja kõik oli nii valge. Ma mõtlesin, kuidas öösel saab päike hakata paistma minu toas. Ja siis ma nägin, et ukse juures seisis üks mees ja temast tuli sellist eredat valgust. Nüüd te arvate küll, et ma olen täitsa aru kaotanud. Ei, muidugi mitte. Räägi edasi. Ja siis ta hakkas rääkima minuga ja ta hääl oli nagu oleks 100 jõge Hermonilt alla laskunud. See oli nii võimas, et ma hakkasin kohe kartma. Ja mis ta edasi ütles? No ja siis ta ütles, et ma ei peaks kartma, et ta tuli mulle ühte erilist sõnumit tooma, et Jumal on millegi erilise jaoks mind välja valinud ja et mulle sünnib poeg, et ma jään last ootama ja see kõik on eriline, et see poeg, kellest piiblist me oleme lugenud, et ta on see tõotatud päästja, et mulle sünnibki see poeg. Aga see on nii suurepärane, et sa saad endale poja, aga kuidas sa kaotsed seda Joosepile seletada? See on ju enne kuulnud, et keegi võiks niimoodi rasedaks jääda. No kuule, tead, ma ütlesin Inglile ka seda, et kuidas see saab juhtuda, kui ma ju ei... Aga kas teie usute mind? Jaa, muidugi. Maarja, sa oled meie parim sõbranna, sa ju ei valetaks meile. Muidugi ma ei valeta. Ja ma küsisin Ingli käest ka, et kuidas midagi sellist saab juhtuda. Ja siis ta ütles, et püha vaim tuleb mu üle või Jumala vaim varjab mind või... Mina ka ei tea täpselt, aga mismoodi see juhtub, aga ma usun. Aga kas sa usud teda, et kas sa järvet ajanud jama? No kindlasti ta ei ajanud jama. See mees oli Jumala ingel. See ei olnud mingi naaber mul seal. See oli Jumala ingel, kes seisis ja rääkis. Kui Jumal midagi ütleb, siis ta teeb seda ka kindlasti. Ja ma kavatsen, kui mul poeg sünnib, ma kavatsen talle kindlasti Jeesus nimeks panna, nii nagu ingel ütles ja sest ma usun, et temast saab meie rahva päästja. Maarja, mul on nii hea meel sinu üle.
ma usun, et see on kindlasti Jumalast, mis sul on juhtunud ja ära tõesti Joosepi pärast muretse, et me räägime temaga ja veename teda, et see, mis sinule on juhtunud, et see on Jumalast. Aitäh teile, te olete tõelised sõbrannad. Maarja, teadsid sa, sinust sündinu käib vee peal ühel päeval. Aimasid sa siis, et kõik teised tema läbi päästet näevad. Võisid sa ette näha, kuis kõik uueks saab soo sees, kelle tõid just ilmale, sind ennast vabaks teeb. Maarja, teadsid sa, et su poeg toob nägemise pimedale, et ta käsi varras suudab vaigistada võimsa tormi tule, et see poiss võib käia seal, kus singlitel on tee, andes sood pojale, on isa pale see, o Maarja, kas sa tead? Maarja, kas sa tead, et su poeg on kõige loodu valitseja? kas sa tead, et ta ühel päeval maa peal juhib rahvaid? Kas sa tead, et ses poisis elab Jumal täiuses? Tea, et lapsu põlvedel on kõik võimas. Ma olen. Umbes 9 kuu jagu hiljem, peale meie 3 tüdruku vestlust kaevul, olid mitte kaugel Jeruusalemmast ühel kõrbe heinamaal karjased oma linnakese karjadega väljal. Aeg oli hiline, veidi pärast südaööd. Kõik oli liiga tavaliselt vaikne ja rahulik. Vaid eriliseks tegid selle öö tavalisest kirkamini säravad tähed ja taamal oleva Petlemma linnakese üha kustuvad tulukesed. Kuid just siis, kui me ei aima, tuleb meie ellu üllatusena taevalik valgus. Täna on taevas küll väga eriline. Ma ei ole näinud oma elus kunagi nii palju tähti ja kuu on nii suur nagu siis, kui ma ütles meie esisõjale Abrahamile, et ta läheks välja ja loeks tähti. Ma arvan, et täna võin mina kõik tähed üle lugeda. 1, 2, 3, 22, 23. Aga ma seda lugesin või? Jäi vahele. Mina ei ole vist ikka Abraham. Tuline õigus sul, sa ei ole jah Abraham. Sest sul ei ole mitte ainuski poega, vaid 6 tütar. Nii et sa sinust kunagi paljudele rahvastele isa, kui sa pojaga varsti maha ei saa.
No mis on Orit Simeon? Ta on niigi õnnetu vend. Peame talvetama tema eest, et tal ka õnneks läheks ja saaks pojaga ühele poole ja ta võiks ennast hästi tunda siin meie seas. Aitäh, Jehuda, et oled mulle mu raskes olukorras toeks ja palvetad mu eest. Ma ise palvetan igal hommikus Jumala tõotuse järele, mida Jumal ütles Jesaja kirjas. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, rahuvürst, vägev Jumal. Nüüd sa jääd mu vennas küll asjad segamini. See vana Jesaja prohvetlik tekst räägib meile Messia sündimisest. Kas siis sina arvad, et sinu peresse võiks sündida poeg, kes päästaks meie rahva roomlaste orjusest? Aga miks ka mitte? Vaata näiteks, et ka Hannal, kellel sündis vägev prohvet ja Iisraeli kohtumõiste Saamuel, kellel ei olnud lapsi. Ja siis, kui ta sai lapse, siis kohe nii vägeva poja ja mehe, kellest saigi suur kohtumõistja. Kui minul sünnib esimene poeg, siis just mina panen tema nimeks Saamuel. Ja pane tähele, Simeon, tema teeb su poistele maadluses ära, nii et tolmab. Oi mehed, vennad, no mis te kaklete ja vaidlete niimoodi, et tütred võivad ka olla suureks õnnistuseks. Mõtle, kui vanasti Mirjam päästis Egiptuses oma venna Moosese ja Debora võitis Siisera ja... Kui meil juba tuli juttu Messiast, siis minu arvamus oleks see, et Jumala pääste peaks ikka olema kuninga poeg. Ega Jumal lase oma päästel sündida sinusuguse Jaakobi onnikesse. Sul pole isegi Messiale siidilinu ega kullast nikerdustega hälli pakkuda. Kas sa arvad, et siis pääste läheks lehmad juurde hälli kuskile heinte peale või? Messial oleks parem olla minu linastes riietesse mähitud ja magada sõime seinte peal, kui selle koletise Herodose palees siidis ja kullas. Ma ei usu, et Jumal annaks päästele sündida nii julmale kuningale kui Herodes. Mehed, aga mis te arvate, mis oleks, kui Jumala päästja Messias võiks sünnida just sellisel öösel kui täna? Võib-olla juhtubki nii, et ta ei sünni mitte kuninga kotta, aga süksesse kohta, kus keegi ei arva, et seda võiks juhtuda. Kõik, kes ootavad teda, sündivad suurde paleesse kuningapojana ja siidi ja kulla sisse eksivad. Ehk ongi Jumala tarkus peitja päästja sündimine siuksesse vaiksesse tasasesse kohta ja ilmutades ainult lihtsatele inimestele. Kujutage ette, kui just nüüd lööb taevas valgeks, inglid tulevad välja, pasundavad, kuulutavad, kõik läheb ja siuke asi võib juhtuda lihtsalt. Mis see? Mis see tuleb? Oi, oota, vend! Oota, ait, vend! Oi. Sest vaatame, kuulutame teile täna suurt rõõmu, osaks kogu rahva. Teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. See on teile tunnuseks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Mis te nägite sel ööl?
Vau, Jehuda. Ma ei teadnudki, et sa oled prohvet. Täitsa lõpp. No mis siis muud, kui läheme otsime Betlemasse lime üles? Jah, lähme mehed. Sel ajal oli Iisraeli troonil valitsemas ülimalt tõel kuningas Herodes. Ta oli niivõrd täis kartust oma võimu pärast, et laskis tappa kõik, kes vähegi võisid tema trooni ohustada. Just sel ajal oli ta ka Juudamaa poole teel 3 tähetarka, kes olid saanud Jumalalt märgi hommikumaal. Tähe, mis oli äkki hakanud paistma taevas. Väsinenutena, kuid rõõmsatena olid nad viimaks jõudnud Juudamaa pealinna Betlemma. Kuid oh häda, just enne oli täht ennast nende eest peitnud. Nii otsustasid ka nad külastada kuningat ja küsida selles asjas tema arvamust. Jube. Kõik on lollid ja idioodid siin minu kuningriigis nii-öelda. Mis me ainult sellised ümbritsevad? Saamatud, haisvad. Käivad siin ainult minu ilusas templis kaebamas, vingumas. Ma ehitasin neile oma templi, et ta saaks seda Jehovat teenida, kellest pole 400 aastat üldse kuulda midagi olnud ega näha. Aga mina olen elus ja terve, täis tervis juures. Mina võiks olla nende jumal. Miks nad mind keegi ummardamas siin? Aisugu seal oma Jehova templis. Mis iganes, võite ära minna. Võite ära minna. Vabandage, armuline kuningas, et me teid tülitame siin, aga me oleme tulnud kaugelt maalt ja meil oleks midagi küsida teie käest. Kes te loete, mis teil üldse vaja on? Meil on teile mõned olulised asjad näidata. Et ei ole siis jälle need haisvad juudid või, kes siin käivad ainult kaebamas? Ei, meie ei ole juudid. Kuigi meil võib olla see kaameli hais juures. Seda on tunda. Aga seal kõrbes ei ole ennast võimalik hästi pesta ka. Ühesõnaga, et teha see pikk asi lühikeseks, siis me oleme hommikumaalt ja me oleme maagid, kes oskavad tähti seletada ja 9 kuud tagasi me nägime omal maal ühte tähte, mis ilmus väga äkki ja ta oli nii suur nagu Taaveti enda täht. No. Ja ma tahaks näidata seda siit. Vaadake teie ekstsellent. Siin on kirjas. Mida te ajate mulle? See on jälle sama jutt nagu see Moosese, see põlev põõsas seal kuskil või? Või on see... Nojah, näite siia. Ma ei tea, midagi on küll kirjas, aga siit ma ei usu seda. See on... Aga kus see täht siis on? Näidake mulle seda tähte parem. Vaadake. No, ma küll kedagi midagi ei näe seal. No ei tea, aga see oli just niimoodi, et kui me vahetult enne siia jõudsime, siis kadus täht ära ja... Äkki ta hakkas mind kartma hoopis. Ja ei tea, aga me mõtlesime, et sina oled ju te olete suur kuningas ja võib-olla oskate ütelda, kuhu see täht sai. No oota... Ma olen toru, ma vaatan uuesti, mis seal ikka muud siis. No ma ei saa aru, ma ei näe seda tähte. See hakkas mind kartma, see sündis üldse Egiptusesse, nii nagu see Mooses sinna kuskile Niiluse krokodillil vahele. Aga see Eliezer, meie sõber siin, tema on vaadanud sealt rullraamatust, et Juudamaal sünnib suur kuningas. Imeline nõuandja. Kes mina olen siis? Kellel saab olema suur valitsus. Jah. Aga mis seal ikka? Meil on aeg
minema hakata. Meil toimetused ootavad. Aga ja muide, kui te leiate selle tähe või juhuslikult komistate ta otsa, siis tulge öelge mulle ka, et ma tuleks ka siis kummardaks nii-öelda oma mõne kullakastiga siin seda kuningat. Mis te arvad sellest? Jah, eks me vaatame, aga meil nüüd hakkas kiire küll. Me peame lahkuma, auline kuningas. Kuulge mehed. See Roodes on üks veider ja kahtlane sell. Mina igal juhul teda küll ei usalda. Lähme nii kiiresti ära siit, kui nagu Saalomoni nooled vibust. Põgeneme siit. Jah, lähme siit. Meie arvame samamoodi. Et siis kuningas, jah? Ja suurem kui mina. Ja tema õlgadel on valitsus ja valitsusel ei ole otsa. Ma näitan neile kuningale, keegi ei saa seda kohta, seda minu kohta endale. Sõnad lõhestasid öö, hoia käest, sest see laps, ta kuulub Jumalale. Ja kuigi näib, et tee on pikk, enam kaugel me Betlemmast, sellel kuusel saab lootus rõõm. Vabanda, kallisid, ma ei leidnud paremat kohta kui see laud siin. Aga siin linnas on nii palju inimesi, kes pidid registreerima ennast tulema siia Taaveti linna Betlema. Pole midagi, kallis, ma saan sust aru, sa andsid endast parima niikuinii.
ja mul on nii hea meel, et sa oled lõpuni meie juurde jäänud. Sa oleks võinud ju mind hüljata ka, kui sa said teada, et ma last ootan. Ma usun ja tean, et me oleme osa millestki suuremast, millest me praegu võib-olla ei mõistagi, aga usaldame lihtsalt Jumalat ja tema ei peta kunagi ja vaata, kui rahulik ta on. Mul on nii hea meel, et ta valis meid. See on nii suur vastutus, mille Jumal meile on usaldanud. Ma nii tahan, et me kasvataksime teda koos sinuga. Ja see on nii eriline kingitus, mille Jumal meile on teinud. Vaata, kui väike ta on. Nii armsakene. Nii raske uskuda, et temast saab kunagi suur ja tähtis kuningas. Shalom. Kas siin on sündinud kuningas? Mis te räägite? Kes te olete ja kust te tulete? Te pole kindlasti kohalikud. Ja kust te teadsite, et siin on sündinud beebi? Me pole sellest mitte kellegile rääkinud. Me oleme tulnud kaugelt. Ja mitmed kuud tagasi tõusis täht hommikumaalt. Ja see täht juhtis meid, kuni jõudsime Jeruusalemma. Aga siis see täht kadus. Ja täna ilmus see täht uuesti ja juhatas meid just täpselt siia. See on kuninga sündimise täht. Kas see ongi see beebi? Ja. See laps, see
meie uus kuningas. Tänu Jumalale, et me ta üles leidsime. Meil on suur au olnud näha seda sündmust. Tervist! Vabandage, et me segame, me ei tea, kas me oleme õiges kohas, aga me nägime väga midagi eristkorralist, eristkummalist. Me oleme kohalikud karjased ja me olime selle väljal ja me lambad olid kõik söömas. Ja me vestlesime niisama ja siis äkki pum, inglid, sõjaväed, laul. Üks vägev ingel teatas meile, et just siin on beebi, just see sama beebi ja tema on Issand Kristus. Kas ta võib olla? Ja teame, me oleme käinud 9-kuulise matka, et näha seda kuningat ja teda kas või üks kord kummardada. Ära tuleta mulle meelde seda Valtasaar. Ja ma pean veel selle sama kaameliga tagasi sõitma. Tulge sisse, sõbrad. Te olete kindlasti õiges kohas. Jumal on teile näidanud seda sama, mis meilegi. See on see sama beebi. Ta nimi on Jeesus. Ta tähendab päästjad. Aga nüüd ei ole meil enam palju aega, sest see kuutõbine kuningas on meil kannul. Me peame kiirustama meie tagasi koju ja teie võib-olla kuskile kaugele Egiptusesse või... Baruhata Adonia, pere hakul hakolam. Issand, õnnistagu sind, sa suur väike beebi ja suur kuningas. Sa oled meie kuningas. Täna me võib-olla ei mõista seda, aga aastate pärast tunnevad paljud sind, tuhanded ja kõik, kes sind vastu võtavad, nendele sa annad igavese elu. Nad ei hukku. On selge tähis taevas, see on see öö, mil mu päästja sündinud. Kaua maailm oli pattues, mis pime, kui ilmus ta valgus särama lõi. Nüüd lootuskiir on inim hinges kõigil, et möödunud öö ja käes on hommikus. Taas kummardu, sa kuuled ingli laulu. Orjusest meid päästis, see kuulub kõigile tema nime väes. Nüüd rõõmuhelk on säramas me palgeil, kõik lunastatud teda kiidavad. Issand on ta on igavene, tal väge ja austus on lõpmata. Tal
selles hapras lapsukeses heinte peal on uus algus tervele maailmale. Tema sünd oli ümbritsetud imedest ja nõnda samuti ka tervet tema elu. Kuid mis kõige olulisem, tema on sündinud päästjaks meile täna, veel aastatuhandeid hiljem. Täna võib igaüks uskuda ja võtta vastu selle ime, Jeesuse, oma südamesse. Just nii nagu võtsid vastu tema need, kes seisid harduses sel öösel sõime ümber ja kogesid imet oma elus. Imet, mis usu kaudu ühendab meid taevaga, puhastab meid patust ja annab meile igavese elu. Nii nagu tegid karjased. Nad tulid ja nad tänasid Jumalat. Nad kummardasid tema ette. Ja täname ka Jumalat täna selle päeva eest. Nii nagu sina oskad täna seda teha. Me kõik oskame öelda aitäh, eks ole. Me kõik oskame olla tänumeelsed, kui meile midagi head tehakse. Aga Jumal tegi meile midagi väga erilist, midagi väga head. Ja täname teda selle eest. Kallis Jumal taevas, me oleme sulle sellel jõuluõhtul aastal 2011 väga tänulikud. Selle eest, et sina oled andnud meile oma poja. Ja me oleme võinud seda tähistada juba 2011 aastat. Me täname selle eest, et me võime mõista seda, et sinu heameelne vaim on ka täna meie maa üle, meie Eesti maa üle. Et me võime elada täna iseseisvana, vabana, rahus ja olla üheskoos täna, et seda tähistada. Me täname sind üksteise eest. Me õnnistame igat ühte, kes täna siin on. Me õnnistame seda aega, kui jõulud on läbi. Me täname, et me täna võime mõelda selle peale, mis kord juhtus Petlemas. Me võime täna olla tänulikud sinule, tänulikud üksteisele, tänulikud elu eest, tänulikud kõige eest, tänulikud selle eest, et Jumal tuli, sai lihaks ja sai meie päästjaks. Tänu sulle, Jeesus, et sa tegid seda meie eest. Aamen.